volikogu istungiga. Siis paar informatsiooni. Nagu te nüüd olete tähele pannud, ripub siin laes ilus valge mikrofon. Et nüüd see aitab siis meie ülekandeid nüüd sellisel edastada, et kõigil oleks hästi kuulda. Need seinal olevad paneelid ei ole lihtsalt kaunistused, vaid neid peaks ka siis natuke seda heli summutama, mis siis tagavad veelgi parema ülekande. Teiseks siis Kiili külade ühenduse fraktsioon on teinud oma esimehe vahetuse seoses tema asumisega volikogu esimehe kohale ja uueks fraktsiooni esimeheks sai valitud fraktsiooni poolt Helena Volkova. Ja kolmandaks siis on esitanud Liis Mäekivi taotluse osaleda virtuaalselt, kuna ta on haigestunud ja kohale tulla ei saa, et temaga on meil siis ühendus olemas. Aga palun siis teeme ära kohaloleku kontrolli. Kas kõike sisse saab valisesse? Jah. Märkus lihtsalt, kui siuke võimalus on virtuaalselt osaleda, siis meil on ka siin kõrval üks kolleeg on gripis kodus, et oleks saanud ka haiguse puhul küll, jah, et kui järgmine kord hooaeg on haigustel, siis on täiesti lubatud siis. Saab ta? Ei, me võtame ühendus, kui ta saab kohe liituda, siis on... Kunagi, kui see COVID-i hooaeg olid, sa olid ka vist kaugus. See ei ole esimene. Kairet pole vist või? Kui on probleeme valises sisse saamisega, siis kui meilist võtta see link, et siis pidi saama ilusasti kohe valisesse sisse. Ma olen Elisaga interneti praegu. Kuidas Kairedele tundub, kas me alustame või te? Alustage ilma minuta, küll ma jõuan ka teie. Nii, aga siis kohaloleku kontroll. Hetkel siis kohal 15 volikogu liiget ja puudub 2. Ma panin Kairi Rossile ka istungil osalejaks. Nii, päevakorrapunkt. Kõigepealt siis, et kas kellelgi on päevakorras küsimusi? Ettekandeid, palun Indrek.
On arupärimine siis. Arupärimine on seekord siis tingitud eesootavast streigist ja arupärimise tekst on eelnevalt saadetud. Arupärimine on suunatud vallavanem Aimar Liivale. Nagu me kõik mäletame, ei ole kaua möödunud sellest ajast, kui õppetööle avaldas mõju koroonakriis. Täna võib meid ees oodata õpetajate tähtajatu streik alates 22. jaanuarist 2024. Lahenduse leidmine sellele on otseselt õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate huvides. Jah, et üleriigiline lahend oleks parem, kuid Kiili vallavõim peaks praeguses olukorras kaaluma ka valla enda võimalusi õpetajate põhjendatud nõudmiste rahuldamiseks ja streigi ärahoidmiseks. Selleks esitasin ma vallavanemale tegelikult juba 24. novembril kirjalikud küsimused, paludes kokkuvõttes välja arvutada selle summa, kui palju peaks vald suurendama eelarvelist panust kooli eelarvesse 2024. aastal, et koos riigieelarvelise täiendava eraldisega katta palganõue. Mis juhtus? Juhtus see, et Aimar Liiva juhitud vallavalitsus isegi ei registreerinud minu kirja dokumendiregistris ega vastanud sellele seaduses ette nähtud tähtaja ehk siis 10 tööpäeva jooksul. Kiri kanti dokumendiregistrisse alles pärast seda, kui olin pöördunud murega vallavolikogu esimehe poole. Ja sellele kirjale vastati alles 20. detsembril. Mina ei saa aru, miks rikub vallavalitsus sellises olukorras neid lihtsaid reegleid, ei registreeri dokumente nende saabumisel ega vasta volikogu liikme kirjalikele küsimustele õigeaegselt. Jah, lõpuks vallavalitsus tõesti vastas vormiliselt, kuid mitte sisuliselt. Ma ei päri enam aru selle kohta, milline on kooli 2023. aasta eelarve, kus see on avaldatud ja millised on eelarve täitmise tulemused. Sest vastused on antud valla eelarve kohta ja kõik saavad neist vastustest järeldada, koolil oma eelarvet lihtsalt ei ole. Aga põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 82, lõige 1 ja 10 järgi peab koolil olema oma eelarve, mille kohta on andnud oma arvamuse munitsipaalkooli hoolekogu ja mille on kinnitanud koolipidaja. Nüüd volikogu teadaolevalt on andnud vallavalitsusele juba ammu blankovolituse otsustada kõiki küsimusi, mis ei ole seaduse järgi ainult volikogu pädevuses. Munitsipaalkooli eelarvet pole volikogu kinnitanud, see pole ka seaduse järgi volikogu ainupädevuses. Ehk siis Kiilis kujunenud olukorras tegelikult vallavalitsus saaks kooli eelarve kinnitada. Ma mõistan saadud vastustest, et koolist laekus vallavalitsusele eelarve taotlus. Ja nii on vallavalitsusel pärast valla eelarve vastuvõtmist võimalus kinnitada ise kooli eelarve 2024. aastal. Seega palun esitage kooli eelarve taotlus vastusena arupärimisele ja vastake, kas vallavalitsus kavatseb täita seadust ning kinnitada kooli eelarve 2024. aastaks ja avaldada selle.
ja lõpuosas juhatan ma siis sisse selle kõige olulisema küsimuse vallavanema vastustega. Ja vastasite, et kollektiivlepingu järgi on õpetajate astmepalk 2023. aastal kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni korral 6914 eurot ja mitte kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni korral 1782 eurot. Millele lisandub klassijuhataja ülesandeid täitva õpetaja astmepalgale 240 eurot kuus ja üle 25 õpilasega põhikooli klassis lisaks klassijuhataja tasule 10 eurot õpilase kohta. Samuti vastasite, et 2024. aasta kohta ei ole kollektiivlepingut sõlmitud ning riigieelarveliste õpetajate rahalised vahendid tulevad riigieelarvest. Vallaeelarvest tulevad vahendid administratsioonile, tugipersonalile ja muule personalile, keda riik ei rahasta. Õpetajate palk kajastub riigi keskmise palga hulgas, õpetajate palga kasvades kasvab ka riigi keskmine palk, seega ei ole teie arvates statistiliselt võimalik täita 120% palga. Aga te ei vastanud minu küsimusele sisuliselt, et kui palju peaks valla eelarves suunama täiendavalt raha õpetajate palkadeks, et koos riigieelarvese täiendava eraldisega pluss 1,77% katta palganõue. Kooli eeskätt õpetajate palga finantseerimiseks on mitu seaduslikku võimalust. Selleks ette nähtud riigieelarveliste eraldiste kasutamine põhineb paindlikel reeglitel ja kokkuvõtvalt tähendab see kooli pidaja ning direktori suurt otsustamisruumi. Viili vallas, kus üks valimisliit teostab ainuvõimu oma huvides, on kogu teave koondunud ainult üksikute inimeste kätte. See muudab avaliku arutelu raskeks ja pärsib demokraatliku otsustusprotsessi. Siiski on mõned faktid, millest saaks edaspidi lähtuda. Nimelt me teame ju, et õpetaja töötasu alammäär 2023. aastal on 1749 eurot. Teised omavalitsused on teinud sellele oma eelarvest juurde maksud. Näiteks Rae vald lisas valla eelarvest täiendavalt 140 eurot. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb õpetaja töötasu alammääraks 2024. aastal 1942 eurot. Kui Kiili vallavanem kirjutab, et statistiliselt ei ole võimalik täita 120% palganõuet, siis millisest nõudest täpselt käib üldse jutt? On minu küsimus. Kas ja milliseid nõudeid on Kiili õpetajad teile esitanud? Me teame eelnevalt aastate kogemusest seda, et planeerimisviga valla eelarves on üle 10% eelarve mahust. Revisjonikomisjon on ju korduvalt oma aruannetes volikogule välja toonud, et tulud valla eelarves on ala ja kulud üleplaneeritud. Peamiselt füüsiliste isikute tulumaksu laekub rohkem ja osad kulud jäävad alati tegemata või tehakse väiksemas mahus. Selle planeerimisvea piires võib vald otsustada ka õpetajate palga lisarahastust. Seega palun vastake, milliseid meetmeid olete te üldse kaalunud, et Kiili õpetajad ei peaks streikima? Palun vastake sellele arupärimisele järgmisel volikogu istungil nii suuliselt kui ka kirjalikult. Aitäh, tänan teid tähelepanu. Tänan Indrek Roostam. Kas kellelgi on päevakorra osas veel ettepanekuid, küsimusi? Ei ole, siis päevakord hääletusele panna.
Päevakord on kinnitatud. Päevakorrapunkt number 1. Kiili vallavolikogu majandus- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Kas kellelgi on ettepanekuid kandidaatide osas? Palun, Helena Volkova. Aitäh. Sooviksin esitada majandus- ja arengukomisjoni esimese kohale Liis Mäekivi kandidatuuri. Liis on tegus, töökas ja alati lahendustele orienteeritud inimene ja seetõttu usun, et ta on majandus- ja arengukomisjoni esimese kohale väga tugev kandidaat. Aitäh. Kas on veel kellelgi kandidaadi ettepanekuid? võib vaheaega? Ja palun. 5 minutit liigas.
Indrek Raadik proovib liituda, et ma ei tea, kas sealt saab kuidagi. Indrek Raadik soovib ka liituda. Kas tal nüüd õnnestub, eks ole. Aga kandidaadi osas jah, et teiseks kandidaadiks komisjoni esimehe kohale fraktsioon Kiili Läänemere Start esitab härra Indrek Sinisaare. Ma tänan. Küsimus kantseleile, kas Liis Mäekivi on esitanud oma nõusoleku? Jah, oleme kätte saanud elektrooniliselt. Aitäh. Nii, Indrek Raadik peab ka nüüd, tegime talle nüüd Teamsi kõne vastu. Kas sa räägid minuga? Ja vastavalt siis kandidaatide esitamise järjekorrale on siis võimalus kandidaadil ennast esitada ja kandidaadil esitada küsimusi. Üritame siis Liis Mäekiviga. Nimekiri tuleb ka sulgeda. Jah, on. Oleme sulgeda nimekirja siis. Nii, palun siis kandidaatide sulgemine. Näitab, et hääletamata on veel Monika Allikas, Merje Einmar, Krostam, Kaire Loosilest. Nimekirja kinnitamine nüüd näeb. Käega märku on minu taudus. Olete poolt? Nimekiri on kinnitatud ja nüüd siis palun küsimused ja enne tutvustus, kes soovib. Kas võid rääkida? Jah, käes. Palun, Liis Mäekivi. Kas mind on kuulda? Nii, keedame juurde, aga palun.
vabandan, et ma ei saa täna kohapeal olla ja ma tänan võimaluse eest osaleda virtuaalselt. Aga see on jah paraku hetkel ainuke võimalus. Ma pean lihtsalt mainima, et kuna ma ei näe teid, siis mul on tunne, et ma räägin oma ette, aga proovime. Mõne sõnaga siis endast. Ma tänan muidugi usalduse eest olla üks kandidaat majandus- ja arengukomisjoni esimehe kohale. Minu nimi on siis Liis Mäekivi. Ma ei ole küll siia valda sündinud ega siin kasvanud, aga täna 11 aastat peale seda, kui me siia kolisime, nimetan ennast täieõiguslikuks Kiili valla elanikuks ja kodanikuks. Selle aja jooksul on meie lapsed käinud siin lasteaias, käivad täna koolis, kõikvõimalikes huviringides, trennides, mida siin kohapeal saab nii-öelda kasutada. Lisaks on elu läinud nii, et ma juba viimased aastad ise töötan ühes Kiili valla meditsiiniettevõttes, ehk et neid kokkupuutepunkte on küll ja veel. Ma sooviks ära mainida võib-olla ka selle, et lisaks sellisele praktilisele poolele pean ma ennast ka väga suureks kogukonna inimeseks ja circa 8 aastat nüüd juba olen kaasa löönud Vaela külaseltsi tegemistes ja kuulun täna ka sinna juhatusse ja ma arvan, et tugevad ja tegusad kogukonnad on ühe omavalitsuse väga suur tugevus. Kiili külade ühendusse, ka käesoleva volikogu koosseisu ja erinevatesse komisjonidesse olen kuulunud alates siis viimastest valimistest ehk veidi üle 2 aasta. Ja see aeg on olnud äärmiselt põnev, õpetlik, on väga palju avardanud minu silmaringi selles osas, kuidas toimib üks kohalik omavalitsus. Ja minu seisukoht on endine, et mulle meeldib siin elada ja ma soovin ka edaspidi panustada ja kaasa lüüa meie valla tegemistes nii palju, kui on minu võimuses. Aitäh! Aitäh! Kas kandidaat Indrek Sinisaar soovib ka ennast tutvustada? Aga enne ma vabandan, palun, kõigil on siis küsimusi, palun Liis Mäekivile. Tundub, et küsimusi ei ole. Aga nüüd siis Indrek Sinisaar, kui on soovi. Ma hoian meie kõigi aega kokku, selles mõttes, et see on puhas formaalsus. Me teame, kuidas see lõpeb. Soovin juba ette ära uuele esimehele jõudu jaksu uues ametis ja loodan, et saan rohkem komisjoni juhtimises kaasa lüüa. Aitäh! Aitäh! Kas ma olen valmis ka isiku hääletamiseks? Palun siis paneme hääletusele. Kalle Roosiliast vist jätkuvalt ei saa. Nii, kui on kõik hääletanud, siis palun kantseleile sõna. Hääletuskomisjon tegi siis kindlaks järgmised tulemused. Liis Mäekivi 10 poolthääl, Sinisaar 1 poolthääl. Tähendab seda, et esimene valituks osutus Liis Mäekivi ja
aseesimeheks valituks osutus Indrek Sinisaar. Palju õnne! Aitäh! Päevakorrapunkti number 1 hääletusele. Panen nimed ka eelnõusse sisse. Nii. Poolt hääletas 15 volikogu liiget. Majanduskomisjoni esimeheks on valitud Liis Mäekivi ja aseesimeheks Indrek Sinisaar. Palju õnne! Päevakorrapunkt number 2 on otsuse eelnõu Pääsukese tee T3, Sinilinnu tee T1 ja Sinilinnu tee T2 Avala küla katastriüksuste omandamine, ettekandja maanõunik Vello Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Palun, Vello Johanson. Aitäh! Austatud volikogu, lugupeetud volikogu esimees, külalised. Kiilimaa volikogu 18. aprilli 2019 otsusega number 12 kehtestati Jõeääre detailplaneering ja selle detailplaneeringu elluviimise käigus moodustati Avala külas Pääsukese tee T3, Sinilinnu tee T1 ja T2 katastriüksused. Nende katastriüksuste omanik on siis teinud vallale avalduse, et ta soovib need transpordimaa katastriüksused vallale tasuta võõrandada. Omandatavate katastriüksuste suuruseks on siis vastavalt Pääsukese tee T3 955 ruutmeetrit, Sinilinnu tee T1 1005 ruutmeetrit ja Sinilinnu tee T2 1750 ruutmeetrit ja kõigi sihtotstarve on transporditee. Tänavarajatisele on väljastatud kasutusluba. Vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Katrin Sepp. Aitäh! Aitäh! Indrek Sinisaar, palun! Aitäh! 6. detsember oli see päev, kui Majanduse Arengukomisjon kogunes ja seda otsuse eelnõud arutas. Ja komisjoni otsus oli seda võetada 9 poolthäälega ja siis suunata see vastuvõtmiseks siis volikokku. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Küsimusi ei ole. Paneme otsuse eelnõu hääletusele. Roosileht teie? Oli olemas. Olemas. Aitäh! 13 poolthäält, 3 erapooletut ja üks erapooletu ja
üks jättis hääletamata, jah, sorry. Nii, päevakorrapunkt number 3, otsuse eelnõu. Tööstuse tänav T3, Tehnika tänav T3, Kiili Alev, katastriüksuste omandamine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni asemees Indrek Sinisaar. Palun, Benno. Kiili valla volikogu 13. augusti 2009 otsusega number 45 on siis kehtestatud Kiili tehnopargi detailplaneering, mille elluviimise käigus moodustati Kiili Alevis tööstuse tänav T3 ja Tehnika tänav T3 katastriüksused. Nende omanik Tehnopark, Kiili Tehnopark OÜ soovib siis neid vallale tasuta võõrandada. Tööstuse tänav T3 katastriüksuse suurus on 4596 ruutmeetrit. T3 katastriüksuse suurus on 1815 ruutmeetrit ja mõlema sihtotstarve on transpordimaa. Tänavarajatisel on väljastatud kasutusluba ja vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Kiili Tehnopark OÜ. Aitäh, Indrek Sinisaar. Ka see eelnõu oli 6. detsembril arengukomisjoni päevakorras, arutati, otsustati toetada, 9 poolthäält anti selle otsuse eelnõu poolt volikokku. Aitäh. Aitäh. Kas selle päevakorrapunkti osas on kellelgi küsimusi? Küsimus ei ole, paneme päevakorrapunkti number 3 hääletusele. Aitäh, poolt 12 volikogu liiget, erapooletuid 4, 1 volikogu liige jättis hääletamata. Päevakorrapunkt number 4, otsuse eelnõu, tööstuse tänav T4, tööstuse tänav T5, Kiili Alev, katastriüksuste omandamine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni aseesimees Indrek Sinisaar. Juba eelpool nimetatud detailplaneeringu elluviimise käigus siis moodustati ka tööstuse tänav T4 ja tööstuse tänav T5 katastriüksused. Katastriüksused kuuluvad siis Äriveod OÜ-le ja nad on teinud siis avalduse, millega nad soovivad selle transpordimaa vallale tasuta võõrandada. Tööstuse tänav T4 suuruseks on 524 ruutmeetrit ja tööstuse tänav T5 suuruseks 2960 ruutmeetrit. Mõlema sihtotstarve on transpordimaa. Tänavarajatisel on väljastatud kasutusluba ja vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Äriveod OÜ. Aitäh, Indrek Sinisaar. Aitäh. Siis pean ennast kordama 6. detsembril kogunes Majandus- ja Arengukomisjon ja seda eelnõud siis arutati ja otsustati siis 9 poolthäälega toetada ja volikokku suunata. Selle päevakorra on küsimusi. Küsimusi ei ole, paneme päevakorrapunkti number 4 hääletusele.
Aitäh! Poolt hääletas 12 volikogu liiget, 4 erapooletut, 1 volikogu liige jättis hääletamata. Päevakorrapunkt number 5. Määruse eelnõu Kiili vallavolikogu 19. märtsi 2015. aasta määruse number 6 avaliku ürituste korraldamise ja pidamise nõuded muutmine, teine lugemine, ettekandja kultuurinõunik Gertrud Vinter, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Heret Annus. Palun, Gertrud Vinter. Austatud volikogu esimees, külalised, avaliku ürituse korraldamise pidamise nõuded muudetakse siis ajakohasemaks muutmist. Et esiteks täiendatakse loetelu kriteeriumitega, mis peavad olema märgitud avaliku ürituse loa taotluses. Teiseks muudetakse sätteid menetlusprotsessi. Kolmandaks täiendatakse loetelu õigusaktidest, millest avaliku ürituse korraldaja lähtuma peab. Ja lisatakse korraldajale kohustus täita juhendust tulenevaid miinimumnõudeid. Ja ühtegi muudatusettepanekut eelnõule ei esitatud. Aitäh! Aitäh! Heret Annus, palun! Ja keskkonna planeerimiskomisjon oma 13. detsembri kohtumisel seda määrust uuesti arutas ja tõesti ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud. Olime nõus saatma. Aitäh! Kas kellelgi on päevakorrapunkti osas küsimusi? Tundub, et ei ole. Aitäh ettekandjatele ja paneme päevakorrapunkti number 5 hääletusele. Aitäh! Poolt 11 volikogu liiget, erapooletuid 5. 1 volikogu liige jättis hääletamata, määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6. Määruse eelnõu Kiili valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine, esimene lugemine. Ettekandja finantsjuht Annika Netse, kaasettekandja juhtivkomisjon Annika Netse. Lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees, külalised. Kiili valla 2024. aasta eelarve eelnõust. Eeldan, et kõik on seletuskirjaga tutvunud, seletuskirja ma ette lugema ei hakka. Pärast küsimuste vastuste voorus on võimalik siis küsida, kui jäi midagi seda. Teen lühikese kokkuvõtte põhilistest eeldustest, mis mõjutavad järgmise aasta eelarvet kõige rohkem. Järgmine aasta siis on käibemaksumäära tõus 2%, mis siis automaatselt mõjutab kohaliku omavalitsuse enamiku kulusid, sellepärast et me ei saa käibemaksu tagasi. Siis teine väga oluline muudatus on kaks järgmist plokki, mis puudutab tulumaksu. Et kui siiamaani kohalikud omavalitsused tulusid füüsilise isiku tulumaksult ja siiamaani see on 11,96%, siis maksustamispõhimõte muutub 1. jaanuarist 2024. Kõigepealt alaneb
see esimene protsent füüsilise isiku tulumaks muudelt tuludelt on järgmine aasta 11,89%, mis aga juurde tuleb, on see, et kohalik omavalitsus hakkab saama tulumaksu pensionituludelt ja 2,5%. Et allpool on küll ka septembri seisuga siis Kiili vallas palju siis on pensionäre 770, maksumaksjad 3523. Et see teine kolmas punkt on siis tehtud selle mõttega, et nendes piirkondades, kus siis tööealist elanikkond on vähem ja pensionäre rohkem, et siis ümber suunata. Järgmine oluline muudatus on maamaksu kasv, circa 10% pani, et see on see maksimum, mis sai nagu järgmine aasta, et suurusjärk on sinna. Maksumaksjate arvu kasv järgmine aasta hetke hinnangul on ta sinna 8 kanti, on ta nüüd natukene rohkem ja vähem, et see selgub siis 1. jaanuari seisuga. Mis ka hästi palju mõjutab kulude poolelt, meid võib olla praegu veel vähe, sest meil on hooldekodudes 18-20 inimest. Viimane siis oli 18, aga see muutub ka 18-20 vahel. On see, et 1. juulist siis 2023 jõustus hooldekodude reform. Ja riik küll rahastab seda, aga kuna hooldekodud on nii palju tasusid tõstnud, et siis paratamatult ka KOV-i osalus suureneb. Et hetkel me nagu selles mõttes Kiili valda juurde ei pea maksma, kuna 2,5% katab selle ära, aga tulevikus ei pruugi see nii olla. Ja mis püsikuludesse puutub ja siis mõjutab ka järgmisel aastal eelarve projektis siin kurnade laste avamine, mis selle aasta sügisel oli, et kui need võrdlusandmed selle aastaga, et siis lisandus 25 töökohta, siin lisaks lasteaiaõpetajatel muud oli personali, mis oli lasteaiaõpetaja. Ja siis hetkel seda 5 laste kohta. Need on siis kõige suuremad mõõtmed. Eelarve koosneb 5 osast, tuletan lihtsalt meelde, et kohalikel omavalitsustel eelarve koosneb põhitegevuste tuludest, kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest. Likviidsed varad on siis raha pangakontol. Järgmise aasta põhitegevuse tulude kogumaht on 17 miljonit ja kulude kogumaht 16,4 miljonit. Miks selle järgi siis põhitegevuse tulem 668 000. Et see peab nüüd alati positiivne olema ja see peab ära katma kindlasti laenuintresside maksed ja võiks katta ka laenumaksed. Ütlen kohe, et järgmise aasta laenumaksed ja intressimaksed täies osas ära ei katta. Et laenumaksed lähevad siis osaliselt juba sellest summast, mis me laenu oleme võtnud või võtame. Investeerimistegevus kokku on pea 6 miljonit 5,989 ja finantseerimistegevus 4,9. Ja nagu ütlesin, siis prognoosi kohaselt järgmine aasta siis kontor siis vähemalt 583. Järgnevatel slaididel on siis need eelmised asjad lahti kirjutatud tulu, investeerimisfinantseerimistegevust. Põhitegevuse tulud. Tulud koosnevad siis maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, toetused ja muud tegevuskulud. Tulude muutus siis 10,9%, sellest siis maksutulud 13,3% ja tulud kaupade ja teenuste müügis 23,6%. Teised on samas suurusjärgus nagu see aasta. Järgmisel slaidil on siis natuke maksutulude osa ja kirjutanud, et siis füüsiliselt isikud tulud on siis 11,7%, see on see sama, mis me see aastagi saame, et selle kasv. See summa 12,4 miljonit on siis
no praegu täpselt sama, nagu oli eelarvestrateegias prognoositud 2024. Ja siin on siis lisanduva elanikkonnaga või maksumaksjatega ka arvestatud. Ja pensionituludelt 178 000, selle numbri nüüd andis Rahandusministeerium. Nemad arvutavad seal neid numbrid, ja see hakkab siis jupi kaupa laekuma alates siis veebruarikuust. Maamaks on, nagu eelnevalt ütlesin, see täpne, see summa 241 392, see on samamoodi tulnud Rahandusministeeriumilt, see number. Ja reklaamimaks on siis praegu samas suurusjärgus, see on kaupade teenuste müük, riigilõivukulud, need on ehitusteatiste kõigid sellel, mis me saame, haridustulud, kõige suurem mõjuta on nüüd siin lisanduvad lasteaiakohad, Purnade lasteaed, et Vaelade lasteaiatulu siis siin ei ole arvestatud. Et see tuleb lisaeelarvega järgmine aasta, kui on täpselt nagu teada, millal Vaela lasteaed avatakse ja nii edasi, siis tulevad jooksutulud. Kultuuritulud, see kasv on märgatav. Siin on põhiliselt seotud aktiivse juhiga, kes siis teeb erinevaid üritusi ja kuna tal on kaasaegsemad vahendid, neid üritusi piletitega korraldada, et siis ta seda teeb. Protsent on suur, aga summa ei ole. Ja kokku siis 23,6%. Kaupade teenuste müük. Toetused. Toetuste kohta ma nagu ütlegi, sest riik ei ole peale üldhariduskoolide õpetajad ei ole mingeid muid numbreid saadnud. Sellepärast on ta enam-vähem samas suurusjärgus. Aga tasandusfondi kohta ainult nii palju, et kui siiamaani on tal 828 järgmine aasta see summa, mis on 828 on väiksem, ta või 500 millega, siis ülejäänud summa on nüüd jaanuarikuu see 2,5%, mis ei laeku seal selle tulumaksu sees, vaid laekub läbi toetusfondis see, mis on pensionäride tuludelt saada summa. See on see summa. Ja tegevustoetused siis suures samas suurusjärgus nagu see aasta. Muud tulud samas suurusjärgus, et siin nagu erilisi muututusi. Kulude pool siis, põhitegevuse kulud on siis kahest reast, antavad toetused ja muud tegevuskulud. Antavad toetused siis kasv on väike 2,1% ja muud tegevuskulud 15,1%. Siin on siis kõige suurem see muutujad siis lisanduv lasteaed, mis aasta tuli. Ja 3,8% kokku. Antavad toetused eraldi võttes siis sotsiaaltoetused 10,1%. Sihtfinantseerimine tegevuskulud 1,4%. Tegevustoetused teised 18,8%. Korda seda sihtfinantseerimist tegevuskuludeks natuke kommenteerin, et tegelikult nagu suures pildis on kõik need kulud kasvanud, välja arvatud nüüd see, et meil endal on lasteaia siin nagu juba piisavalt või väljaspool Kiili lapsed, kes peaksid käima lasteaias väljaspool Kiili valda, siis nende osakaal on väheneb, siis sealt tuleb see summa vähenemine. Siis tervikpildis 1,4% on see kasv. Muud tegevuskulud on siis personalikulud, majandamiskulud, muud kulud. Siin ma tõin välja reservfondi, 135 000 seda reservfondi, see aasta me ei ole kasutanud. Ja kogus 15,1. Investeeringud. Investeeringud siis koosnevad 4 osast, põhivara toetust on need otse, mis Kiili valdostab, antav sihtfinantseerimine, üldiselt on siin kõik läbi Kiili varahalduse, välja arvatud siis hajaasustusprogramm, aga kõik nende. Finantstulud on siis
intressisumma, mis koguneb siis pangakontol olevast rahast. Et see aasta on ta suur, aga sellepärast, et rahaline jääk oli ka suurem. Ja finantskulud, siin on puhtalt intressikulud. Ja järgmises slaidil on siis investeeringud olen toonud üldiselt lahti, et siin kuni Vaela lasteaiani on siis otseinvesteeringud, see põhivära soetus 1 153 600, et see on kõik seletuskirjas ka olemas. Kõige suurem investeering Kiili vallal on siis Nabalade 2, Kiili Alevik kinnistu ost koos seal asuva hoonega. Ja selle hind 463 600 eurot. Selle kohta oli täiendav seletuskiri ka teile välja saadetud. Muu maadest teedesse investeeringud. Siin konkreetselt on siis Vaela lastearistmik välja toodud. Teede ülakatete remont ja siis tänavavalgustus. Vaela laste ehituse lõpetamise jääks on nüüd see summa, mis see aasta üles jääb, see on nüüd hinnang, et see peaks olema 4 020 000. Kas ta on täpselt nii palju, ta on natuke rohkem, et seda ei tea 100% see väite, et ta selline number on, aga Timbako nimelt edastas. Ja samamoodi gümnaasiumi moodulhoone lõpetamine, et see summa jääb nüüd, see on kindel summa, et järgmise aastase maksmisse. Ja täpsustatud seletuskirjas on kirjas, et kuhu siis vahendid lähevad gümnaasiumi puhul, 66 000 lasteaedade erinevatele majadele, 146 gümnaasiumi juures olevale spordihoonele, Rahvamäele, raamatukogule, noortekeskusele ja paar väikseid investeeringut oli veel, et Vallamäel oli väike ja siis oli seal Kiili kinnistul sausti tehtud. Need siia mahtunud summa ja intressitulud siin rääkisin juba intressikulud. Finantseerimistegevus. Vallavolikogu andis see aasta nõusoleku laenu 5,5 miljonit, et sellest 5,5 miljonist on hetkel eelarve tegemise hetkel arvestatud, et see aasta läheb kasutusse 500 000. Ja järgmiseks aastaks jääks siis 5 miljonit, aga siin on 5 500 000 on sellepärast, et arvestades majandusolukorda võib juhtuda, et on tarvis võtta 500 000 täiendavat laenu, mida härrati laenuleping just selle Nabalade kinnistu ostmiseks. Et see sõltub täpselt, kuidas majandus hakkab minema järgmine aasta. Ja teised on siis KIK-i laenu tagasimakse, SEB laenu tagasimakse. See 503 000 on põhiosa, see on ka nüüd hinnanguline, et sõltub nüüd sellest, et millal selle 5 miljoni nagu siis järgmine aasta välja täpselt võtame, et see siis sõltub Timbako esitatud hankidest. Kulud tegevusalade kaupa. Seletuskirjas on pikemalt lahti kirjutatud iga tegevusala kohta, et ma siin slaididel seda välja ei toonud, et tõin üldiselt, et üldvalitsemisse kulud võrreldes selle aastaga suurenevad 35,5. Kulud tegevusalade kaupa on kõik kulud koos, investeeringud, põhitegevuskulud. Avalik kord 6,7, majandus 16,4, keskkonnakaitse kulud vähenevad 41. Elamukommunaalmajandus 131,9, siin sees on siis elamukommunaalmajandus olnud siis see Nabalade kinnistus. Vaba ja kultuur 43,1, haridusele kulud suurenevad 6,1, sotsiaalsele kaitsele 2,9. Ja siis eelarve kokkuvõte, et siin ma tegin lihtsamalt, et silma haaraks, et miljonites, et siis võrreldes selle aastaga, et siis põhitegevuse kulud 17 miljonit, eelmine aasta siis 15 miljonit, 15,4, järgmine aasta põhitegevuse kulud 16,4, see aasta 14,4 ja siis investeerimistegevused siis järgmine aasta circa 6 miljonit, see aasta 5,6. Ja finantseerimistegevused siis 260 000
92 miljonit. Ja selles pildis on see kõik. Aitäh, Indrek Sinisaar, palun. Arengukomisjon arutas seda määruse eelnõud, siis Kiili valla 2024. aasta eelarvet 6. detsembril. Käidi päris põhjalikult läbi see eelarve, vaadati suuremad kuluartiklid, investeeringud. Tekkis ka küsimus, et kui suured on planeeritud õigusabikulud järgmiseks aastaks. Loodan, saame selles osas ka täpsema selguse. Ja nii palju, kui seal vastuseid sai, siis saadi. Ja 9 poolthäälega otsustas komisjon suunata selle määruse eelnõu volikokku esimesele lugemisele. Aitäh! Palun küsimusi päevakorrapunkti osas ettekandjatele. Indrek Sinisaare küsimus, palun. Aitäh! Küsin seoses Nabalade 2 kinnistu ostmise plaaniga, et kas seal on siis juba müüjaga eelkokkulepped tehtud või võib juhtuda, et keegi muu huviline on nõus rohkem maksma selle kinnistu endale saama. Koop. Aitäh! Mina ei oska selle küsimusele kahjuks vastata. Et võib-olla on siin saalis pädevamaid inimesi, kes oskavad vastata. Vallavanem äkki? Jah, omanikuga on läbirääkimisi peetud ja sealt on see indikatsioon ka saadud ja hindamisakt ja soomlased on saanud arvestada sellega. Aitäh! Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Ja muudatusettepaneku tähtaeg siis palun. Muudatusettepaneku tähtaeg on 27. detsember õhtuni. Et see läheb 3. jaanuari majanduskomisjoni ja siis ta peab olema siis 29. vist reede ongi valitsuses. Ma ei jõua midagi teha 3. jaanuari majanduskomisjoni. Aitäh ja paneme päevakorrapunkti number 6 hääletusele. Aitäh, poolt 11, vastu 1, erapooletu 4. Määruse eelnõu on läbinud esimese lugemise. Päevakorrapunkt number 7, vastus arupärimisele, ettekandja vallavanem Aimar Liiva. Lugupeetud volikogu esimees, kolleegid. Eelmises volikogus esitati siis arupärimine. Järjekorra number on 14. 14. juuli 2023 kirjas kirjutas Kiili vallavalitsus. Vastus oli siis politseile.
Kiili vallavalitsusel on välja kujunenud koostöö matusebürooga Memoris, kelle teenuseid Kiili vallavalitsus on vajadusel kasutanud surnuveo korraldamiseks. Ja Indrek Rustam on siis esitanud selle kohta küsimuse. Esiteks, kelle initsiatiivil ja millal algas vallavalitsuse koostöö osaliselt vallasekretärile kuuluvate äriühingutega? Sellel on vastus selline, et vallavalitsusel ei ole koostöölepingut matusebürooga Memoris ja viidatud kirja sõnastus on ebatäpne, korrektne. Teiseks, miks kasutab Kiili vallavalitsus just vallasekretärile osaliselt kuuluvate äriühingute teenuseid? Vastus, Politsei- ja Piirivalveamet on teinud surnuveo riigihanke aastateks 2021–2023, mille võitis matusebüroo MT Memoris OÜ. Kiili vallavalitsus on firma teenust kasutanud ainult ühel korral ja põhjusel, et eelmise aasta detsembris valla sotsiaalkorteris elanud isiku surm oli vaja fikseerida nii politsei kui kiirabi poolt, et välistada vägivaldse lahkumise variant ja valla sotsiaaltöötaja sai politseilt enda lepingupartneri kontakti ja see riigihange, millest jutt käib, see on ka internetis kättesaadav. Kui palju on vallavalitsus maksnud vallasekretärile osaliselt kuuluvate äriühingutele kaupade ja teenuste eest alates koostöö algusest? Vastus, matusebüroo MT Memoris OÜ on vastavalt avalikele andmetele aastal 2015 Kiili vallavalitsus on tasunud ühe 459 eurose arve detsembris 2022 ja siis eelmises küsimuses viidatud põhjusel. Neljandaks, kas Kiili vallavalitsusel on veel lepinguid ametnike või töötajate või nendega seotud äriühingutega, kellelt ostetakse asju, tellitakse teenused või ehitustöid ja palju on nende lepingute alusel makstud? Vastus on, et Kiili vallavalitsusel ei ole ühtegi sellist lepingut. Viiendaks, kas te peate kõnealuseid tehinguid eetiliseks? Vastus, kui Kiili vallavalitsusel oleks koostööleping matusebürooga Memoris, siis oleks tegu eetiliselt taunitava olukorraga. Seda ei ole. Igasuguste küsimuste vältimiseks on vallavalitsuse sotsiaalosakonnale antud suunis, et kui niisugune situatsioon peaks korduma, nagu siin 2 on kirjeldatud, siis ta võiks valida mõne muu teenuse pakkuja, aga tõenäosus, et sellist teenust üleüldse on vaja tellida, on kadub väike, sellepärast, et seal on teatud tingimused, et sellel inimesel ei ole omakseid, ta sureb valla sotsiaalpinnal ja nii edasi. Ja nagu te ise siit näete, siis 10 aasta jooksul on, 8 aasta jooksul on ühe korra sellist asja ette tulnud. Hetkel me ei näe, et kellelgi oleks sellisel moel lõudavast. Aitäh. Indrek Rusta, meil on küsimus, palun. Minu esimene küsimus on hästi lihtne, et te saatsite kirjaliku vastuse ja kes selle kirja koostas? Kõikide arupärimiste vastused on kollektiivne looming selles vaates, et näiteks järgmiseks korraks on vaja kooli eelarve kohta vastata, siis loomulikult ma teen seda koostöös raamatupidajaga, aga siinkohal oli vaja seda teha koostöös raamatupidajaga, sest mulle on ainugi palju on makstud. Ja selle riigihanke teemal on sotsiaalosakonnaga räägitud, et tõepoolest politseil on selline hange tehtud. Ja, aitäh, Indrek Rustami teine küsimus. Vabandus, sõnavõtt. Sooviks jah sõna võtta.
ma seda arupärimist esitades ka sisse juhatasin, siis korruptsiooni küsimused on tegelikult hästi mitmepalgelised ja keerulised. Ja nii ka see juhtum, et tegelikult mulle antud vastused on kas valed või pooltõed. Nii näiteks on esimeses küsimuses öeldud, et kirja sõnastus oli kahjuks ebatäpne. Ei olnud ebatäpne. Valitsuse poolt politseisse saadetud kirja sõnastus esimeses küsimuses oli väga täpne. Politsei soovis korrastada surnuväega seotud tegevusi ning protseduure ja pakkus välja omapoolse lahenduse. Lahendus, see oli sõna-sõnalt politsei kirjas, ma tsiteerin, lahenduseks oleks, et võimalusel võtab politsei ise ühendust omavalitsuse surnuväo koostööpartneriga, eriti juhul, kui ametnikud väljaspool tööaega pole kätte saada. Omavalitsuse roll oleks teenuse korraldamiseks lepingu sõlmimine vedajaga ning hilisem teenuse eest tasumine. Ja seejärel politsei küsis, kas teie jaoks oleks sobiv, kui politsei tellib ise surnuväo transpordi ja omavalitsus tasub selle eest? Vald vastas jaatavalt. Järgmine küsimus politsei poolt oli, kas teil on kindel koostööpartner või välja kujunenud ettevõtte surnu transpordi? Ja mis on nende kontaktandmed? Ning vald vastas, Kiili vallavalitsusel on välja kujunenud koostöö matusebürooga Memoris, kelle teenuseid on Kiili vallavalitsus vajadusel kasutanud surnuväo korraldamiseks. Politsei küsis, ma kordan veel kord üle, politsei küsis väga selgelt, kas te soovite sellist lahendust, kus me ise tellime teenuse ja teie maksate ja kui te seda soovite, siis järgmine küsimus oli, kas teil on kindel koostööpartner või välja kujunenud ettevõte? Ja vald vastas, jah, meil on. Nimetades vallasekretäriga seotud ettevõtte. Vastus oli väga täpne. See ei ole nii, nagu vallavanem praegu ütleb, et sõnastus oli ebatäpne. Ei olnud ebatäpne. Täpselt nii tahetigi öelda. Täpselt nii tahetigi, et politsei telliks teenuse matusebüroo Memoris ja vald maksaks selle eest. Keda see teema lähemalt huvitab, vaadake politsei poolt valda saadetud kirja. Muidugi head. Vaadake valla vastu. Nüüd edasi. Vastab tõele see, et politseil oli riigihange surnuväo korraldamiseks. Jah, oli, aga see on pooltõde. Sellepärast, et selle raamlepingu alusel tellis politsei ise surnuväo teenuseid ja maksis nende eest. Võib-olla andis politsei sotsiaaltöötajale oma lepingupartneri kontakti. Kuid sotsiaaltöötaja ei olnud mitte mingisugust kohustust tellida teenust vallasekretärile osaliselt kuuluvalt ettevõtet. Sõnavõtu aeg on nüüd täis, aga anna minuti veel lõpetamiseks. Ehk selle rahaülekande, teenuse tellimise rahaülekande põhjuseks ei olnud politsei riigihange. Nüüd edasisest loost.
Vallavalitsus jätab viimase küsimuse vastuses mulje, et seda teenust võib-olla ei lähe üldse vaja ja see on üldse ebaoluline küsimus, siis nii need lood kahjuks ei ole. Esiteks on politsei oma protseduurid ümber korraldanud, vastavalt ka vallast saadud vastustele ja omavalitsus peab maksma selle teenuse eest, kui politsei on need teenused tellinud. Peale selle on politsei ja see maksmiskohustus tuleneb surma põhjuse tuvastamise seadusest paragrahv 30 lõikest 3 ning peale selle on politsei valdega kirjutanud, et nad puutuvad sageli kokku olukordadega, kus surnukeha kohtuarstlikule lahingule saatmise alused puudub ja surnutranspordi küsimus ei leia lahendust. Näiteks omastel endal puudub võimalus veo korraldamiseks või nad ei ole selleks inimlikult võimelised. Kui ei ole võimalik saada lähedustega ühendust või nad puuduvad üldse. Analoogne on probleem avalikus kohas surnud isikutega. Sellised olukorrad eeldavad kohaliku omavalitsuse esindaja kohale kutsumist, kes korraldab surnuveo. See on politsei kirjas toodud seisukoht. Neid juhtumid, omavalitsus peab korraldama surnuveo selle eest maksma, võib tekkida väga mitmeid ja korraldamise maksmiskohustus tuleneb minu poolt nimetatud seadusest. Nüüd, see omakorda tähendab, et probleemi ei saa pisendada ega ära unustada. Vallavalitsusel oleks hädasti vaja leida surnuveo koostööpartner, kes ei ole tema enda koosseisus olevale ametiisikule osaliselt kuuluv ettevõte. Aitäh teile tähelepanu eest, aitäh kannatuse eest. Aitäh. Elari Ets, palun küsimus. Küsiks Aimari käest, et ma vaatasin seda hetkel, ma saan aru, et lepingut seesugust ei ole ja riigihange oli võidetud Memorise poolt, et miks ei või siis Memoris vedada politsei poolt määratud hankevõitja firma, see ei ju, ma ütlen siis, politsei hankevõitis ettevõttes, see ei ole tähtsust, kes seal vabalt vedada politsei hanke võitnud ettevõttes. Politsei on selle edukaks tunnistanud. Mis seal siis väär oli? Et miks ei tohi vedada see ettevõte, kes hanke on võitnud? Ma küsiks niimoodi. Vastaks nagu üldisemalt natuke. Selles mõttes, et jääb mulje nagu vallas inimesed pidevalt sureksid sellised, keda on vaja transportida ja vedada. Võin teile kinnitada, et see ei ole niiviisi. Hiili vallas sureb üldse aastas 30-40 inimest, mis on siis 6700 elanikuga valla kohta väga vähe. Ja praktiliselt neid, keda oleks vaja sellisel moel transportida, on üliharva. Veel kord kordan, siis 8 aasta jooksul on üks selline juhus nüüd olnud, kus siis vald on pidanud maksma üldse selle eest. Sellepärast, et meil on toime tulevad inimesed üldiselt ja kellelgi ei teki probleemi sellega, et tasuda selle eest ja tasuda ka hiljem muude toimingute eest. Ja ma tuletan meelde, et meil on ka matusetoetus olemas Hiili vallal. Ja kui te mõtlete ennast sellesse olukorda, kus on voodi või põrand, kus on surnu ja kus on vallas otstöötaja ja ta läheb sinna, siis ta hakkab seal juurdama ja arutama, et huvitav, kellele ma nüüd siis nagu helistan, millise selle samasegi telefoniraamatu ma võtan või kus ma need 3 pakkumist nüüd saan, kes selle surnusid ära viivad. See läheb nagu kergelt absurdi.
saan aru, et on suur tahtmine leida mingisugune asi, mille kallal vaevata. Aga päris kindlasti siit midagi sellist ei ole mõtet otsida ega leida. See on minu vastus. Aitäh. Niive Krustami repliik, palun. Ei maksa pisendada probleemi ja öelda, et Krustam pahatahtlikult tegeleb siin murekohtade otsimisega. 14. juulil 2023. aastal politsei kirjutas teile, et omavalitsuse roll oleks teenuse korraldamiseks lepingu sõlmimine vedajaga ja hilisem teenuse eest tasumine. Seda, et omavalitsus peab võimalikult varakult välja valima vedaja nende kriitiliste juhtumite jaoks, sõlmima lepingu ja tasuma teenuste eest, on öelnud politsei, mitte mina. Mina ütlen, ei peaks vald sõlmima lepinguid ettevõtjatega, kelle omanikud vallas endas töötavad. Aga valla kohustus varakult leping sõlmida, hiljem teenuse eest tasuda, tuleneb seadusest ja politsei kirjast. Vastuseks nii palju, et absoluutselt nõus. Vald ei peaks sõlmima selliseid lepinguid ja vald ei olegi selliseid lepinguid sõlminud ja vallal ei ole ühtegi sellist lepingut mitte kellegiga üheski valdkonnas. Täiesti nõus. Täname. Päevakorrapunkti osas rohkem küsimusi ei ole. Jätkame päevakorrapunkti number 8 ja see on informatsioon. Palun Kollavanem. Kõigepealt tänan uue arupärimise eest, kindlasti vastame sellele. Eriti huvitav on see küsimus eelarve kohta, mis peaks olema eraldi, et sellist praktikat me ei tea üheski omavalitsuses, aga kindlasti uurime seda asja. Kooli eelarve iseenesest on täiesti olemas ka ja ükskõik millise meie allasutuse eelarve on olemas, see on siis valla eelarve koos vastu võetud ja see sisaldub selles. Ja valla eelarve kohta on tegelikult info olemas teistele ka infoks, siis et on valla kodulehel koht, kus on võimalik vaadata eelarve täitmist, kõikide meie allasutuste tegevuste ja nii edasi kaupa ja kaasa arvatud on seal võimalik vaadata kooli kohta, kui palju on personalikulusid läinud, kui palju on majandamiskulusid läinud, kui palju on mingisuguseid muid kulusid läinud ja minu arust on see praegu 10 kuu seisuga äkki olemas, et kui selles osas on abi vaja, et ei saa aru, mismoodi sealt vaadata, siis meie finantsjuht kindlasti Finantsidest veel rääkides, Annika seda teemat siin ei puudutanud, aga regionaalminister on siis saatnud alla kirja neile eraldi. Ja seal sisalduvad mitmed küsimused. Üks küsimus siis on selline, et tahetakse jõuliselt jagada ringi tulusid edukamatelt omavalitsustelt, siis neile, kes on kaugemal ja pealinnast ja kellel on palju pensionäre ja nii edasi. Ja tegelikult see plaan on päris selline reljeefne seal, et aastaks 2027 soovitakse jõuda tulemuseni, et oleks võrdne pensioniprotsent, mida Annika näitas, ja see tulumaksuprotsent, ja see oli
10,5 ja Kiili valla jaoks tähendaks praeguse plaani kohaselt 24. aasta numbreid aluseks võttes umbes 730 000 eurot vähem, kui me täna saame. Aga see oleks üleminekuline, nii et igal aastal seda muudetaks niimoodi jupi kaupa seal. See oli nagu üks plaan seal. Ehk siis meie jaoks äärmiselt ebasoodne ja Harjumaa Omavalitsusliit on juba finantsjuhid kokku võtnud ja poliitilise tasandi ja kindlasti tehakse vastulauseid ja kõike, aga selle tulemus on nagu ette teadmata hetkel. Ja see kõik tuleb olukorras, kus Kiili valla finantspositsioon on tugev, aga teistel kipub ta minema jalge alt ära natuke. Et siin peale Kiili ja Saku on kõikidel teistel Harjumaa omavalitsustel sellel aastal asjad languses võrreldes eelmise aastaga. Kaasa arvatud neil, keda siin nimetati ja kiideti ja kes on ka üsna drastilisi samme viimasel ajal ette võtnud toetuste vähendamise osas ja nii edasi. Ehk siis meie oleme selles situatsioonis, kus meil tuleb sellel aastal pretsedenditult palju inimesi juurde. Me oleme sellises 500 inimese graafikus tegelikult ja Kiili valla kohta see on väga suur number, aga samal ajal Harku ja Rae ja Saue ja teised suured vallad, kus on 20 000 elanikku, Harkus on 16, on 200 inimese graafikus. Nende finantsprognoosid on tehtud lähtuvalt sellest, et neile lisandub 1000 inimest, nagu neile kogu aeg on lisandunud. See viib tegelikult kogu selle asja üsna keeruliseks. Nii et Kiili ja Saku on jah erandid hetkel, aga see ei pruugi lõputult niiviisi kesta. Ja siin on ka vastus sellele küsimusele, et kas heal ajal peab viljasalve korjama või ei pea. Et kui sa ära kulutad 1. jaanuariks kogu raha, siis sa võid avastada ennast väga närusest situatsioonist ja Kiili vallal seda ei ole. Et natuke ette mõelda. See on siis lühidalt hetkel kõik, peale selle, et jõulud tulevad ja on ilusaid pidusid olnud, igasuguseid ettevõtmisi siin. Ja me täname kõiki, kes on panustanud jõuluaeda ja rahvamäe kontserditesse ja kõigesse muusse, et tublid olete. Ja siin on veel ühte teist tulemas, aga kui on küsimusi, siis ma olen pool. Palun küsimusi. Tundub, et küsimusi küsimus. Näed sa või? Jah, Mere Eima, palun küsimus. Lugupeetud vallavanemet lõppema, et äkki paari sõnaga võtaks kokku, et sellel aastal Kiili vallal on läinud. Kiili vallal on sellel aastal tegelikult ju läinud väga hästi. Me ei saa küll kurta, et oleks midagi ülemäära halvasti olnud või mingisugused väga suuri probleeme. Loomulikult me elame keerulisel ajal kõik. Kiili vald ei ole mingisugune paralleeluniversum. Ja iga otsus ja asi, mis toimub maailmapoliitikas ja majanduses ja kõiges selles muus, see peegeldub mingil moel meil ka kaasa. Aga ei ole näha kannikanumbritest, et meil oleks töötus kasvanud kuidagi viisi. Maksumaksjate arv oleks vähenenud, et tulud oleksid läinud alla, teistel nagu on. Meil on selles mõttes üsnagi toiminud ja me oleme need asjad teinud ära, mis meil on kavas ju olnud, et kõik need teedeehitused ja muud, mis on plaanis ja mul on eriti hea meel näiteks ka nende agendikonteinerite üle, mis ikkagi on saanud ühte ja teise kohta päris kenad. Kindlasti me lähme selliste projektidega edasi ja inimesed on meil olemas üldiselt ja alates siis jaanuari mingisugusest kuupäevast ka kommunikatsioonispetsialist, kes on välja valitud
siis rääkima konkreetsemalt ja noh, õpetajate streik jah, et see siin õhus on, noh, paraku on niiviisi, et inimesed on solvunud ja neil on lubatud ja nad peavad oma meelsust saama väljendada. Ma olen täiesti kindel, et me saame selle asjaga hakkama ja Kiili vald ei ole see koht, kus õpetajad hakkaksid päevade viisi streikima. Sellel ei ole mitte mingisugust alust, et palganumber ei ole selline tegelikult, mis seda eeldaks, seda on ka kooli juht öelnud. Ja tegelikult no, tuleb ka vaadata seda, et kust see raha tuleb, mis palgaks makstakse. Riik näiteks lasteaiaõpetajate palgaks annab 2% toetust ja 98% paneb vald, et no, see on täiesti olematu number tegelikult. Ja ma tänan kõiki volikogu liikmeid väga, kes on konstruktiivsed olnud ja panustanud ja mõelnud kaasa, kellel on Kiili vald nagu südames olnud, et me kõik ikkagi saaksime tehtud, mis vaja. Meil on 2 küsimust, kas Vabandust, mul oli üks, kuna sellega on volikogu istung lõppenud, kuid meil on üks isik veel, kes soovib sõna. Palun. Oi. Tere, pikka ma olen siia tulnud. Tervist, oi. Mehed, kes kardavad mind või?